No tervist, et mul on siin selja taga üks A6 200 kilovatti või oli 160, vahet ei ole. Et siin on kuskil ennem nukad vahetatud, kohtasid ei hakka nimetama. Ja põhimõtteliselt vist kohe oli mingi jääl ikkagi sees ja siis vaatame lähemalt, et mis siin valesti on siis. Lukkvõlid saab iseenesest auto peal ära vahetada, et pakud lahti ja siis tõstad maha selle lihtsalt. Aga siin on see vahehammasratas, mida ei saa auto peal kätte, et tuleb kett maha võtta. Praegu sellel on siuke loks. Ma olen siin paika pannud abinõu. Siin on kriips ja siin on sälk, et ideaalis peaks lõtk olema selline, et see, kui ma nüüd keeran, siis see läheb siia sälguni. Aga vaatame, kuhu maani ta läheb. Ühesõnaga, siin on 2 korda suurem lõtk, kui võiks olla. Vaatame kohe teiselt poolt ka. Siin pool loksub isegi hullemini visse. Nii, olen siia poolt ka lahti keeranud, et joon on siin, sälk on siin. Ja mida ma käe järgi tundsingi, siis siin on suurem lõtk. Lisaks on siin ketitallad ära ekseldanud, et need servad on maas kõik. Et nii palju ma võin öelda, et see pinguti on vana, et uus on tihendinge. Et ketiliinis pole siin midagi vahetatud. Et nüüd ongi, ma vahetan need vahehammasrattad ära, panen lõtkud paika ja läheb uus kett ja asjad peale. Ja siis loodetavasti saab siin vaikuse majja. Et nukkvõllid jäävad vanad, et need on uuema tüübi nukkvõllid. Et need on hiljaaega vahetatud alles. Nii ja siis ma näitan, kuidas seda regullitakse. Et põhimõtteliselt ma keeran niimoodi käsitsi, kui enam ei jõua keerata. Siuke vaba käega, õrnalt. Siis ma panen selle abinõu paika. Selle salguni siia. Ja siis keeran tagasi nii kaua, kuni see kriips tuleb. Ja siis jääb siuke väike lõtk siia. Ja põhimõtteliselt bolt kinni 15 Newtonit ja 90 kraadi. Ja seda rohkem ei pea puutuma. Seda abinõud iseenesest pole vaja, et saab mingi traadiga ka. Et lihtsalt on vaja teada, palju sa tagasi keerad seda. Ja ma olen pannud ka selle abinõu sisse, et ta keerab need hambad ühele joonele nii-öelda. Et selle vedru siit pingesse. Et ta praegu ei keeraks nagu vastu mul seda hammakat siia. Et siis mul on täpsemini saanud regullida. Et muidu, kui ta võtan selle abinõu välja, siis ta lükkab vedruga selle hammasratta leevendi pingesse ja siis ma saan palju vähem seda keerata nii-öelda. Aga nüüd põhimõtteliselt läheb kett peale ja siin muud polegi midagi. Et ma arvan, et siin mootori juures ei näita rohkem midagi.